Inimese jaoks midagi ei muutu, kuid laboris võetakse ühest testist ka A või B grippi ning RS-viirust määrav info. Tegelikult on epidemioloogiliselt väga tähtis ka gripi tuvastamine. Põhiosa jääb samaks, kuid meie vastuste väljastajad siis vaatavad analüüse natuke teistsuguse pilguga, et vastata välja 3 analüüsi. Gripilaadseid haigusi liigub praegu palju ringi, kuid oluline on need varakult avastada, et hoida inimeste tervist ja ka haiglate koormust leevendada. Viimase kuu jooksul me näeme, et gripi haigestumus hakkas drastiliselt kasvama. Eelmisel nädalal näiteks hospitaliseeritud gripi puhul arv suurenes peaaegu 200% võrra. See tegelikult sümptomid inimestel on sarnased, eristada neid väga raske, aga gripi vastu on olemas väga tõhus ravim ja kui seda manustada 48 tunni jooksul, siis tegelikult me suudame vältida tüsistusi ja isegi surmajuht. Gripi ning RS-viiruse tulemusi saab vaadata digilugu.ee keskkonnast. Positiivse koroonatesti kohta tuleb Synlabilt ka sõnum. Tallinnas Vabaduse väljaku ja Lindakivi kultuurikeskuse koroonaennetuspunktides jätkub ka tasuta kiirtestimine. Samuti saab jätkuvalt 4 koroonaennetuspunktis eelregistreerimata vaktsineerida.